Hei, sõnum sulle jõuludeks, sõnum sulle pühadeks. Vaatame, mis eesseisvad jõulud toovad ja kuidas nendel jõulude ajal siis ennast hästi tunda. Esimesena siis sellisest inglite kaardipakist tuleb väga äge kaart. Ole sina ise ehk jõulude ajal tõesti ole sina ise, be the real you. See tähendab seda, et ära mine mingite asjadega kaasa, millega sa ei taha minna. Kui sa tahad kodus olla, ole kodus, kui sa tahad kuskile välja minna, mine välja, et käitu iseendana, et ole sina ise. Pühad on see aeg, kus tekib aega meil natukene iseendasse vaadata ja see on väga hea aeg selleks, et vaadatagi natukene enda sisse ja ollagi sina ise, teha sulle meeldivaid asju. Võib-olla sa oled unistanud kitarri mängimisest, laulmisest, võib-olla, autoga sõitmisest, võib-olla suusatamisest, kui lund on, siis lihtsalt mine ja tee seda, et käitu enda südame järgi ja ole sina ise, see, kes sa oled, et jõulude ajal väga tihti ka surutakse peale neid asju, et on vaja nagu perekonnas kinke teha või perekonnaga olla, et see on sinu valik tegelikult, kas sa tahad olla, et tee rohkem neid asju, mida sa tahad, mitte pean asju. Ja sest pean asjad on pean asjad, aga tahan asjad on sinu asjad. Nii, mida jõulud siis veel toovad? Võtsin siin sellised värvilised loomakaardid, et kuidas pühade ajal siis ellu jääda. Nii, tuleb 2 kaarti ja mõlemad on rohelised. Vau, meil tulevad rohelised jõulud. See võib täitsa tõenäoline olla paraku sel aastal 2025. Aga tulevad 2 kaarti, mis näitavad sellist küpset ja viljakat aega. Üks on siis selline rüütlikaart, mis näitab sellist kaitset ja lõbusust ja sellist noorustlikku energiat, usaldusväärset ja pühendunud energiat, et võib-olla jõuate jõulude ajal raamatut lugeda, millelegi pühenduda või tahad millelegi pühenduda, võib-olla tahad midagi uut alustada, õppida klaverit mängima või õppida joonistama, et kõik see on võimalik ja see on nagu soositud, et eriti soositud on sellised maised tegevused ja siin öeldaksegi, et tee plaan, mis siis toetab sinu sellist tegevust, et planeeri ja tegutse, et kõigepealt tulebki meil ju siia pähe see mõte ja siis me hakkame seda mõtet teostama ja teostamine ongi siis nagu kätega või siis muul moel. Nii et igal juhul tee midagi toredat. Ja teine kaart on siis selline hoolivuse kaart, et see on siis müntide või maakuninganna ja siin soovitatakse nagu olla heasüdamlik, anda, hoolida ja jõulud ongi ju selline hoolimise aeg ja ka andmise aeg, et selline, kui sul on, siis anna, et selline ja teinekord see andmine ei peagi tähendama sellist materiaalset kallist kingitust, vaid see võib olla ka väga vabalt mingisugune kallistus, kaisutus, nagu siin sellel pildil need jänesed on nunnusti enda ema juures, et võib-olla mine emale külla ja kallista teda. Nii et 2 sellist rohelist kaarti ütlevad, et jõulud tulevad rohelised vist. Tegelikult ma loodan, et tulevad valged ikka, vähemalt korraks. Nii, ja võtame siis vähemalt siit valgest kaardipakist veel ühe jõulude kaardi, et mis võiks siis jõulude ajal ägedat olla. Tahan ka siit võtta kuidagi selle kaardi. Tuleb paindlikkus ja selline sule energia, et paindlikkus
ollagi asjades nagu voolav, et sul ei ole vaja võib-olla nagu väga nagu sellist kontrollida kõike jõulude ajal, et sa ilmselt oled terve aasta otsa juba kõike kontrollinud, et lihtsalt lase nüüd see aasta lõpp nagu vabalt voolama, et ja see vabalt voolamine tegelikult on väga seoses selle esimese kaardiga, sest kui sa lubad asjadel minna, siis sa lubad ka iseendal tulla nähtavale ja olla iseendana, iseenda kehas siin, nii et see on nagu selline väga ilus jõulude energia, number on 86, et 8 on ka selline materiaalsuse number ja 6 on armastuse number, nii et sellist ja näed, see, issand kui lahe, siin sellel kaardil, see esimene kaart, mis tuli, on ka 6 ehk jällegi selline armastuse number ja kui kutsutakse üles olema sina ise, siis see tähendabki nagu armastusega olema sina ja iseennast ka armastama, et kui sa armastad iseennast, siis sa oledki sina ise ja sind ei huvita nagu kas see meeldib teistele või ei meeldi teistele, vaid sina oledki sina ise ja sa naudid seda ja sa armastad seda ja see paindlikkus siin ütleb siis sedasama, et lihtsalt lase kuidagi asjadel olla ja selline sule sümbol näitab ka seda, et jõulude ajal võid minna surnuaeda, panna küünla või kodus põletada küünalt ja meenutada ka neid, kes on juba taevastel radadel ehk ei ole enam siin meiega, olgu need su siis mõned tuttavad või sugulased või keegi teine, keda sa siis enda elus varem tundsid, aga siin täna elus teda enam ei ole meiega. Nii et sellised päris tugevad mõtted tulid siia nende kaartide lõppu ja siis ära unusta siis neid kallistusi ja sellist planeerimist ja asjade siis ärategemist, nii et sa oled kaitstud selles osas ja usalda seda, et usaldus on ka oluline selle paindlikkuse juures, et kui sa asjadel natukene lased minna ja lased neil voolata, siis see näitab ka usaldust ja usalda. Nii et sellised on jõulud, ära unusta, et võta vabalt, las asjadel voolata, ole sina ise ja naudi seda ilusat jõuluaega ja siia lõppu siis üks tilgakene sellist holiday joy'd ka sulle ehk pühade rõõmu, see on doTERRA eeterlik õli ja see lõhnab natukene nagu piparkook, natukene selline vürtsine, aga samas nagu ka mõnus ja mahe ja magus, nii et sobib siia väga hästi selle kaardi lugemise lõppu ja saadan sulle ka seda pühade rõõmu saadan sulle. Ja see pühade rõõm on tõesti ilus, nii et küünal särama ja kuusel ehted kirgama, nii et ilusat pühade aega ja mõnusat jõulu teile, nii et olge hoitud ja olge sina ise.